6. käik. Palavad tervitused Tefandilt, kui nüüd saaks jälle kaadri taha öelda, et seda Kaja võiks klappidest vähemaks võtta, siis oleks väga hea. Aga Gunnar Leheste ja Roland Poom on endaga kutsunud juba 3. aastat järjest 6. käik otsestuudios Toivo Asmeri. Tere õhtust, tänan kutsumast. Tiitliks siis EAL-i president ja muidu vormeli legend. Noh, kui legend, aga muu osa vastab tõele. Tahtsin küsida, kas sa oled rallit ka sõitnud elus? Ei ole. Ma ka ei leidnud ühtegi numbrilist tõestust. Ei, seda ei ole võimalik leida tõepoolest. Aga ma arvan, et jõuab veel. Ma arvan, et ei jõua. Aga tänane õhtune programm ikka siis selline, et kõigepealt lähme vaatame, kus meil eksles Roland jälle Tehvandi staadionil. Kipub meil uitama minema. Mikrofon käes. Kui eelmise saate lubasin, et mina rohkem mikrofoni kätte ei võta, siis see juhtus taas ja tegelikult see juhtus juba hommikul, nii et pärast 3. kiiruskatset ja pärast 6. kiiruskatset saime rääkida natuke Eesti meistrivõistluste sõitjatega. Osad neist teevad ka kaasa ERC-d, osad mitte, aga räägitud me nendega saime. Ja Veokas ka, et vaadake ikka lõpuni. Ja lõpus veel natuke juttu Veoka sõitjaga, nii et vaatame klippi ära ja liigume edasi. Karl-Martin, esimene ring katsetes tehtud Lõuna-Eestis. Kõigepealt ma küsiks, me oleme siin staadioni ääres, mis on su 100 meetri aeg? Ma austas, ma ei mäleta. Lähme proovime. No lähme proovime, aga mitte praegu, pärast rallit. Okei, pärast rallit lähme proovime. Sa oled veidi võõra autoga, räägi kõigepealt, mis juhtus ja miks on Ford Fiesta su istumisel? Ja, et meil enda autor kahjuks siis eelmine reedel testis siis mootornendissaba. Ja kuna meil kohe kõik juppe riiulis ei olnud, siis ei olnud võimalik seda nii kiiresti korda teha ja võtsimegi nagu otsuses vastu, et otsime alternatiive ja siis me edukate käest nagu saime siis selle Ford Fiesta N5 auto, mis on siis RMC ehk siis Hispaania auto ja neil oli see auto kohe olemas, olid nõus kohe siia tulema, et kolmapäeval saime väikse testi alla, et mingisugust tunda autost nagu kätte, aga no eks on, et tänased katsed olid pigem keerulised, mahapöörded just, et selle autoga just see, et kui käsipidurit tõmbad, et siis see käsipidurit lahti lahutamine võtab aega, et see on ette ajastamine ja lükkab kogu veo siis esisilda, ehk see lükkab natukene veel tõmbab kaasa, et need mahapöörded on sellised nagu rongiõnnetused praegu. Aga ei, selles suhtes, et saame ilusasti sõidetud ja eks Ford on natukene uimasem kui Škoda, et nüüd vaatamegi, saame natukene muu seadistust äkki muuta, et meil oli praegu, ei saanud kahjuks hommikul vihmaseadet peale keerata amortidele, et nüüd vaatame, äkki leiame sellise vahepealse uueks läbimiseks, et kuidas nüüd tee nüüd ära kuivab ja kuidas nagu on, et natukene oli auto liiga alajuhitav, võitisime natuke sellega ja eks oligi see, et käsipiduriga seda kompenseerida ei saanud, sest et see ei tööta päris nii, nagu peaks töötama, et see vajab natukene harjumist, aga läheme step by step, et legendi pool klapib meil praegu hetkel väga hästi ja Annika saab hästi hakkama ja üleüldine nagu selline tunne nagu enam-vähem, ei saa öelda, et hea on, aga tunne nagu enam-vähem, et saab sõita küll, aga lihtsalt vajab natukene veel harjumist ja eks see on, et eks tee oli natuke ligane, et ja uue auto kohe jälle täis liga peale minna, et on ka natuke selline võib-olla liga alalhoidlik paaris kohas, aga ma arvan, üldiselt pildis ma olen täitsa okei. Markus, esimene ring tehtud Rally Estonia katsetel, kuidas kokku võtad autot vaadates, siis midagi kuskil katsutud natuke? Ei katsutud ei ole, et endale teadmata esimese katse 2/3 peal umbes, et jõudsime katse lõppu ja katse peal midagi aru ei saanud. Katse lõpus alles avastasime, et ratas on viltu all ja teise katse kulgesime, et lihtsalt servisesse jõuda. Selles mõttes ikkagi on ju veel sõita natukene neid eestikaid, et kas sealt midagi veel püüda on või selles mõttes pigem on see nüüd läbi kulgemine ja lihtsalt ralli nautimine? Ei, kulgemine kindlasti ei ole, et lähme katsepunkte võtma ja kindlasti tahaks poodiumi peale tagasi trügida, et loodan, et midagi võimatut ei ole. BMW on sel korral või tähendab viimased hooajad seal ikkagi istumisel olnud
aga me oleme näinud sind ka ikkagi neliveolise autoga sõitmas ja esiveolisega ka. Räägi nüüd siis, mis vedu see kõige parem vedu on? Kindel vedu. Kindel vedu ja kindel edu. Ilmselt siis tagavedu on vähemalt kindel ja lõbus edu või? Ta on lõbus jah, et selles suhtes, kui ikkagi tahad aega sõita ja kiiresti sõita, siis on kas esivedu või nelivedu. Et tagavedusega pead ootama neid laia ja kiireid katseid, et kui kitsas on, siis ei ole üldse lõbus. Taavi Niinemets jätkuvalt seal, kus olema peab, ikkagi esimene ja pärast 3 katset 19,1 sekundit juba edu. Mis on see edu valem? Oli õnn täna esimesel katsel rohkem kui teistel, et käisime ka tegelikult korra põõsas ära, aga läks nii õnnelikult, kohe saime tee peal tagasi ja väga aega ei kaudanud sinna, et konkurentidel läks siin halvemini, et ühel lagunes auto ära ja teine oli kauem metsas kinni, et tänu sellele on see tuld praegu, aga noh, ütleme nii, et esimesest katsest sai päris hea tunda, teisel katsel oli pidamine üllatavalt parem, kui me arvasime ja ei osanud nagu seda algul ära kasutada, et katse teine pool oli juba enam-vähem, aga eks nüüd natukene tuleb asjad üle vaadata ja proovida sama rütmiga edasi panna. Kas te vaatate ka ERC All Live'i ja nii-öelda vaadata, mis oludes katse on ja kas see tegelikult võib ka kahjuks hoopis mängida nagu praegu, et võib-olla eeldasite, et katsed on märjemad? Ei, no ütleme, et selle hommikul, seda täna hommikust esimest katset, siis me saime see All Live'i vaadata, natuke vaatasid, aga nendel oli kuiv siis ju vaata, sadam hakkas siis, kui meie läksime, aga ei, selle vaatamine väga ei anna midagi jah, et ikkagi lähed oma selle märkmete järgi nii-öelda. Kui eelnevad intervjuud olid tehtud Eesti sõitjatega pärast 3. kiiruskatset, siis nüüd on sõidetud juba 7 kiiruskatset. Lähme uurime, mis sõitjad arvavad, kuidas on olud, kas autod kestavad ja kes suudab poodiumi peale sõita, kes lihtsalt toob auto lõpuni. Aiko, pool rallit või enamus rallit tegelikult ju sõidetud. Viimased 3 katset veel minna Eesti katel. Viimase katseaeg tundub päris okei olevat. Kuidas üldiselt kokku võtad senimaani ralli? No hommikul poisid kadusid ära, et endal oli ka seal väljas käimise, aga ei pidanud pingutama enam, et siin viimased 4 katset täitsa poole gaasiga tuldud, et ei ole vaja lõhkuda ja selle autoga seal rööbastes ei ole lihtne sõita ka. No, rööbastes pole lihtne sõita, kuidas on nende hüpetega, kas Evo 10 jaoks need hüpped on mõistlikud või pigem ikkagi on need nii-öelda tehase autode jaoks ehitatud hüpped? Pigem need, kes ikka Euroopa meistrivõistluses sõidavad, et sellega, no mul nagu näha, et seljaga mure, et ma ei hakka proovima ka. Mis ülejäänud hooaeg tulema saab? Estikad lõpuni või midagi veel kuskilt juurde? Sõidame kõigepealt selle sama ralli ära ja siis vaatame edasi. No siis, kui selle ralli sõidame kõigepealt lõpuni, mis see siis tulema on, et kõik kilomeetrid saaks sõidetud kindlasti, aga tulemuse mõttes võiks olla ikkagi poodiumil mis astme peal? Proovime enda klassi ära võita, aga ei taha ära sõnada. Aitäh sulle! Pärast 3. kiiruskatset rääkisime Männametsaga ja siis oli teie vahe 3,5 sekundit, lubas peal hoida. Nüüd on see vahe läinud 18 sekundi peale. Mis viga? Tegelikult, ütleme nii, et 4. katsel saime korralikult paduvihma ja meil jäi aeglasem auto ka ette. Nii et seal me kaotasime üsna palju, mille me küll saime tagasi, aga nii-öelda, kuna me seal nii palju kaotasime, siis me võtsime ülejäänud katsetel natukene rahulikumalt, lolle riske võtta. Ja nüüd ka, siis kui enne 7. katset oli vahe 6 sekundit, siis me läksime proovima, kas me lasime ühe šikaani pikaks ja tegime spinni. Et seal andsime mingi 12 sekki ära, et sellepärast vahe nii pikk on. No autod on tegelikult ju suures pildis ikkagi päris erinevad. Lõuna-Eesti teed on sellised päris rööpas suurte hüpetega. Kumba auto see nende teede peal paremini hakkama võiks saada? Ma isegi ei oska öelda, ma eeldan ikka, et see C2, kuna see on ikkagi tehase auto, et see on insenerid on ehitatud, et see Golf meil on ise kokku klossitud kodugaraažis, et ma arvan, et ei saa nii väga võrrelda. Seega see 18 sekundit kaotust ei tohiks nagu liiga nukraks teha, et ikkagi ju konkurentsis püsinud nii-öelda kunagise tehase poolt ehitatud autoga. No, võib nii öelda jah, aga ega ma ise väga rahul ei ole nende katsetega, aga mis teha? Mis viimaseks ringiks veel plaanis teha on? Sõidame lihtsalt läbi, mingeid lolle riske ei võta jälle, et teed lähevad nii rööpasse, et pole nagu mõtet punnitada.
aitäh sulle! Rallifännide jaoks on veidi arusaamatu olnud, kus ja millal veokad sõidad siin Rally Estonial. Katsed 1, 3 ja 5 on sõidetud. 1, 4 ja 5 on sõidetud. Samamoodi on probleeme tulemustega. Kõigepealt tutvusta natuke tulemusi meile. Kus hetkel asud sina ja kui palju on kaotust liidrile, sest tulemustest seda ei ole võimalik välja lugeda? No tegelikult Eesti veokaralli Facebookis on natukene selle aegasid kokku löönud, et kui nüüd trahve ei arvestata, siis me tegelikult nagu sõidu poolest oleme kolmandad, et me küll eile sõitsime esimese katse ilma rooli võimendita, me saime sealt nagu päris halva aja, aga siis me hommikul ülesõidul suutsime siin natukene ikkagi nii palju seda asja käima saada, et nüüd 4. katseks juba saime võimu tööle ja siis kaotsimegi 0,2 sekki esikohale, et siis juba läks nagu paremas noodis. Ja ega meie 3. katse nüüd, mis oli Rally 5, siis seal saime katse peal vihma ka ja kuna seal oli nii palju sikaane ja meil see roolivõim õieti töötanud, siis me seal ikkagi mingi 10 sekundit kaotsime, et kui nüüd puhta sõiduga vaadata, siis me peaks nagu 3. olema ikkagi veel hetkel, aga trahviminuteid koguneb selle hommikuse remondi arvelt, aga ilma me ei oleks nagu võimelised olnud kindlasti selliselt sõitma. Edasi nüüd ongi 8., 9. ja 10. Elva linna katse, et vaatame, nüüd me saime siin pika servise ajal natukene veel asja paremaks, et nüüd peaks nagu enam-vähem nagu masin jooksma ka, et võiks nagu olla, jah. Tagasi Tehvandi staadionil ja Delfi Rally Estonia hoolduspargist. Meil on külas Toivo Asmer. Toivo, mis programm sul täna on olnud ja kuidas muljed raja äärest on? Programm on ikka nii, et hommikust pihta midagi, aga mul Autospordiliidu president on loomulikult omad ülesanded eeskätt organisaatorite ees, et on siin kohtumisi olnud ja vastu võtud näiteks Tartu linnapea, siis linnavalitsuse poole pealt ja nüüd ka Elva linnavalitsus ja linnapea ja siis erinevaid muid kohtumisi veel, aga loomulikult ma olen jälginud terve päev seda võistlust üldse nii nagu laiemas plaanis, et teie valgustate kõik professionaalidena suurepäraselt ja siin lisada ei ole midagi, aga omalt poolt ütlen lihtsalt, et see, et meie poisid on kõikides klassides juhtpositsioonil ja mõnes lausa kolmikjuhtimine ja kaksikjuhtimine, et see on midagi, mida mina ei oleks uskunud mitte iialgi. Ja see ei ole ju mingisugune, ma ei tea, mis külaralli siin, see on Euroopa meistrivõistluste etapp. See on ülimalt üllatav. No unistuste ralli ju, kui meil on 4 katset sõita ja Robert Virves juhib Georg Linnamäe ees 1 sekundiga. Me kõik unistasime, et see nii läheb. Aga ma arvan, et keegi ei arvanud, et lähebki. No kindlasti mitte. Mõlemad on kiired ja täna võib öelda küll seda, et kui mõned ajad tagasi räägiti ka sellest, et kui kunagi oli Marko Märtin ja siis on meil Ott Tänak, Järveoja, aga meil ei ole kedagi järele tulemas. Täna ei saa mitte keegi seda öelda, et meil järele ei ole tulemas. Et need, kes on siin tipus, need on juba tipus, aga meil on ka altpoolt tulemas ja väga väärikaid sõitjaid juba väga kiired, kindlasti te teate neid nimesid paremini. Romet juba koputab uksele. Ja ma just lisakski, et tegelikult nii, kui me räägime Virves Linnamäe, siis ka ERC3-s ju Jürgenson, Enok ja ka klass madalamalt ERC4 on ju top 3-2 Eesti poissi Jaspar Vaher ja Karl-Markus Sein, et igas klassis ongi top 3-s kas kaksik või kolmikjuhtimine, nagu sa ütlesid, ja igas masinaklassis. No ja vaat see tegelikult näitabki ära, et Autospordiliidus tervikuna, et meil järelkasvule pööratakse ikka suurt tähelepanu ja see on vilja kandnud, kui me täna olime Elvas ja räägime täna perekond Sikk, Johannes Sikk ja Kuldar Sikk, kes on teinud nii palju tööd, et rallisporti arendada, aga mitte ainult rallisporti üldse, autosporti. Tervitused Kuldarile Soorele maale. Ja Itaalias seal ja Benediktasega sõidab seal vist mingid võistlusel võidu, nii et ta on vinge tegija. Aga see kõik on vilja kandnud, need noored roolis ja talendid rajale, mis on kartides, kõik tulevad. Et siit on tulnud ikka plejaad ja võtame Martin Sesk, keda ma ju väga hästi tunnen ju kardiajast juba siin eile, siis kui oli avamine, ta tuli meie abikaasaga meid kohe tervitame sinna ja rääkisime juttu ja ma ütlesin, võidad ära. Et see tema sõit seal eelmisel MM-i etapil oli ju täiesti pauk selgest taevast ja siin ta nüüd ei võida, loodame. Aga see näitabki, et meil ka naabrite juures on see töö väga hästi käima läinud, et
Baltikum ikka särab väga tugevalt, väga tugevalt. ma lohutan sind, Martin, see ei võida, sest tal eelmisel katsel oli rehvi vahetus ja tal on juba 3-40 kaotust. No see on väga tore poiss, aga ma ei taha ka, et ta siin võidaks. Ta võiks Lätis võita, hea küll, olen nõus. Aga tegelikult tõesti ju Läti oli nüüd Baltikumi riikidest viimane, kes sai oma WRC sõitja. Et leedukas ju nime ma nüüd peast ei ütle sulle, aga vist oli äkki eelmine hooaeg, kui sõitis 2 etappi lausa, kui ma õigesti mäletan. See fakt läks minust mööda, ma pean tunnistama. Sa kindlasti, me tegime podcasti nende rallide ajal, kui ta ka sõitis, nii et sa kindlasti teadsid seda, aga tõesti selles mõttes on eriti lahe, et ikkagi maailma tipptase ja kõikide Balti riikide sõitjad on seal vähemalt osalenud, kui mitte ei osale stabiilselt. Aga tead, mis toimub minu mure? Me saime siin kokku, ma ei tea, 7-8 nime, aga jätkuks seda raha siin Eestis nendele rahvusvahelisel tasemel sõitmiseks. Kust see tuleb? Vaata eile, siis kui avaldseremoonia oli, ma ütlesin seal ka sellise lause, et kui kogu maailmas on võistlejate arv on vähenemine, tendents on vähenemas, siis tegelikult meil selleks aastaks on müüdud väga palju litsentse. See tähendab, nad sõidavad. Et see ongi see, et ikkagi leitakse neid võimalusi ja ka selle piskuga tullakse kuidagi moodi toime. Loomulikult sa tippu selle väikese rahaga ei lähe. Et selles mõttes oli Robert Virvese seis ka ikka väga nutune, te teate väga hästi, et kas üldse sõitma saab. Aga kes lõunal Gert külas. No ja, aga nüüd ta tõestab, et ta väärib ikka kõige paremat tehase meeskondade kohti siin lähiajal aga nii ta läheb. Ja näiteks, mul on Soome seal autospordiliit, see AKK, nagu siis nimetame, et nende juhtidega on hästi tihe kontakt ja alles siin paar päeva tagasi rääkisime jälle, et nemad ikka imestavad ka, et kuidas te üldse toime tulete. No, ma ütlen, et mis me siis teist räägime, te olete alati toime tulnud, ega Soomes on kogu aeg tippe olnud ja tuleb juurde, kui me räägime Kalle Rovanperast, nii on. Aga nemad imestavad just see tõttu, et see meie tase, või räägime siin riigieelarved ja kõikides muudes asjades, see ei ole nii, ütleme nii, et arvestatav isegi mitte kui suuremate riikidega võrreldes, aga te leiate varianti. Ja ikka see sama asi, et eestlane on niisugune sitke ja nagu läbilöögi võimeline ja ta tahab midagi teha, siis ta teeb ka. Et see võib-olla vastus sinu küsimusele, mis ei olnud võib-olla väga täpne nii, aga selgit see vähe seda olukorda. Ja ka nali näljaks, me lugesime siin 8-9 nime ette, aga me võiks ka 10. juurde panna, Roland Poom istub siin, mitte ei sõida praegu rallit. Valus teema. Valus teema, jah. Ja ei, vähemalt tegelikult ütleme nii, et ka kõik ei pea tulema maailmameistriteks ja kõik ei saagi maailmameistriteks tulla, et ma arvan ka, et kui mina nagu oma karjääri võtan, siis jõuda Euroopa meistrivõistlustele tippmasinaklassis, jõuda maailmameistrivõistlustele nii-öelda klass all WRC2 arvestuses, juunior WRC-hooaeg ära teha, poodiumi kohtasid tuua, siis see kõik tegelikult paneme selle mingisse muusse sporti ümber, on ju. Et võib-olla mõned Eesti suurimad, ma ei tea, kergejõustikustaarid ongi võib-olla sinnamaani jõudnud ja see karjäär ongi hea olnud. Et selles mõttes võib-olla meid on natuke ära hellitatud ka, et kui me kuhugi maani jõuame, siis me ka eeldame ainult, et sellele peab järgnema meistritiitel. Et nii on, et kõik ei saa alati võita ja minu puhul samamoodi, loomulikult eelarve oli ju probleemiks ja see oli puhas minu otsus, et pooliku eelarvega ma seda asja ei tee. No mul on ka tegelikult ka väga tore tõdeda, et sind ma tean juba ammust ajast ja sinu nime ja sinu tulemusi kõike ja et kõige olulisem on see, et sinusugused mehed ei läheksid autospordi juurest ära ja vaat nii, nagu sa siin kommenteerid neid sõite ja see on suurepärane, vaata, sa oled professionaal. Sa tead sellest rallisõidust kõike, absoluutselt kõike, et kui mingi diletant tuleb rääkima, siis see kommentaar ei ole huvitav, nii et ära sina kuhu kui kao ja võib-olla tuleb aega, kus sa saad raja peale tagasi, mida tuleb eelarve kokku ja sõidad jälle. Ma seda ei välista, me siin podcastis räägime kogu aeg, et ma luban vähemalt, et ma tulen tagasi, et Eestis ma kindlasti ühel hetkel tagasi tulen, nii et ühel hetkel see juhtub. Siis on meil tehnika ka nii kaugele arenenud, et sa saad juba roolist teha meil seda saadet. Just. Ja kui sa sõidad, üle sõidul on aega küll. Kui sa sõidad, ma tulen sinu asemel kommenteerin. Ja, plaan paigas. Lööge käed. lööme käed. Plaan paigas. Aga Toivo, kuidas meeleolu raja ääres on? Kas on näha, et see EM on natukene mõju avaldanud, on seda rahvast vähem kui tavaliselt? Jah, rahvast on vähem kui tavaliselt.
no võib-olla me oleme harjunud 4 aastat järjest MM-i tavaliselt. Ja noh, ilm oli ka natuke siin heitlik, praegu on hästi ilus siin kõik ja päike särab aga ilm oli heitlik, aga teistpidi räägime, et Eesti on ikka pisikene ja kui palju on erinevaid igasuguseid üritusi, võtame seesama õllesumbel, kus mul seal sugulased olid kohal, ütlesid ka, et pole tõepoolest nii palju rahvast seal näinudki kunagi. Üllatav, no ja, larbid seal seda õlut, aga no rohkem midagi ei ole, no ju siis pakub, no kontserdid on loomulikult. Ma arvasin, et õllesumber on mingi vananev bränd. No võt ei ole. No, võt. Ei ole. Ja teine asi see muidugi, et kui me räägime sellest samast rallist siin, et mida siis veel pakutakse selle õllesumberiga, kui palju muid kontserte igal pool, tohutult palju ja ka muid võistlusi. Oli tegelikult meil ju probleem, et kui me paneme Autospordiliidus oma kalenderplaanid kokku, siis teeme nii, et ühtegi suuremat võistlust ei lange samale nädalavahetusele, ikka langeb. Sest nädalapäev või neid vahetusi on nii palju vähe ja sa pead nad ära mahutama, lihtsalt ikka tuleb ühetse peale. Et selles suhtes on natukene Plus sa ei võita sellise asja nagu jalgpalli MM näiteks, jalgpalli EM, vabandust. Ja no see on no täna vaatame, kuidas türklased mängivad ja siin suur üllatus. Kuidas meil see inglastega läks nüüd? Kas pole veel läinudki vist lõpuni? Kohe saame teada, lööme lahti 1-1 ja lisaaeg. No see kisupeod nagu tavaliselt nii oleme, kõik läheb lisaaja peale siin. Ei, aga kui sa käid raja ääres, kas sa saad üldse nagu vaadata ka rallit või igalt poolt, sind ju võetakse hõlma alt kinni, et Toivo räägi nüüd meile, kuidas seisud on ja kas mis seis ikka Otiga on ja mis sellest Robertist saab? Ja abikaasa võib öelda, et alati naerab, et sinuga ei saa kuhugi minna, et on plaan minna paika 1 või 2, eks ole, aga siis jõuame siin 0,5 sinna ja siis kogu aeg jah, niisuguse jutlemise peale kogu aeg küsivad ja räägivad, et sa pead olema ka viisakas ja muidu öeldes, no vaata, kus ülbeks läinud, eks ole, ei jalutas mööda. Ja, selles mõttes on jah, aga noh, seda me jälgime ikka kogu aeg, mida vähegi jälgida on. Aga kui me räägime veel sellest rahvaarvust ikkagi, siis eile, kui me läksime esimesele katsele raadile, vaat siis see raadi võib-olla natukene üllatas ja niiviisi, et kas rahvas hakkab kogunema alles või mis on, aga tegelikult ju kiiruskatse käis juba. Et seal oli näha, aga ma arvan, et see ei ole üldse mitte mingisugune õnnetus, et tõepoolest, et võib-olla see VRC on hellitanud inimesi juba ära, et mis ma sinna ERC-le lähen. No rääksime, et muidugi konkurents on palju tugevam veel, aga noh, järgmine aasta on jälle teistmoodi ja ma arvan, et siis õllesummarit ei ole üle järgmisel aastal ka samal ajal. Võiks kokku leppida, et vaheldumisi. Ei olegi võib-olla vale mõte üldse. Jah, et kokku leppida, et millal midagi niisugust suuremad jauramisi kusagil tuleb, et ärge siis pange seda sinna ralli peale. Ei no eks ta on, et eestlane tahab tänapäeval ju olla seal, kus jagatakse MM-punkte ja olla ikka sel hetkel, kui Ott võidab MM-ralli raja ääres, et mina andsin ka oma panuse, puhusin ka pasunad selle koha peale. No jah, täna oligi see Oti, see õnnetu lugu oli, ma vaatasin seda videot ka, et noh, see on ralli, see on võidusõit, seal juhtub, igasuguseid asju juhtub ja miks juhtub, oska öelda, ega see ei tähenda, et Ott kuidagi tegi viga seal sõiduga. Ott on täisprofessionaal, erakordselt kõva võidusõitja, aga ka kõvadega juhtub. Ükskõik on see ralli, on see või muu autospordivõistlus, võidusõit, nii on. Aga räägi meile, Roland, sellest, mis on toimunud Oti selja taga, et no sõbrad omavahel madistavad nii, et veri ninast väljas. Ja tegelikult ju ma arvan, et see nii-öelda kõige võib-olla üllatavam katse siit pärastlõunast või õhtupoolikust on katse number 9, kus Virves võttis liidripositsiooni tagasi linnameest, et enne 9. kiiruskatset oli ju 4,8 sekundiga Linnamäe Virves ennast sõitnud ja 9. kiiruskatsel 5,7 kaotust Virvesele ja Virves möödus 0,9-ga. Nii et erakordselt põnev on see õhtu saanud siin tulla. Ma praegu vaatan, et Elva katsel kusjuures 0,1 2 mehe vahe, nii et ikka äärmiselt tasavägiselt tulevad. Nii et jah, kokkuvõttes Virves sekundiga siis päeva lõpetanud liidripositsioonile. Nii et ülimalt põnev. Ma arvan, et sealt tagantpoolt enam meil nii põnev ei olegi millestki rääkida, aga mainime kindlasti ära, et Gregor Jeets 10. positsioonil ja 0,3 kaotust Franceskile, kes on 9. Ja edasi juba võtaks kiiresti äkki ERC3 läbi või? Sest ERC3-s ju kolmik juhtimine. Räägi, kes võtan ka ette ja seal on Romet, Enok ja Nõgene. Ja. No Enokiga ju rääkisime eile ja Enok lubas sellist asja meile, et
kõik 3 meest võiksid päeva lõpuks või laupäeva lõpuks ikkagi 10 sekundi sees olla. No päris nii ei läinud, aga Enok ja Jürgenson ise on küll peaaegu 10 sekundi sees. 11,1 Nõgene kaotab nüüd Enokile küll 15 juurde, aga ikkagi küllaltki tihe andmine seal. 3 meest siis 26 sekundi sees, et kui me vaatame 4. prantslane Charpentier ja kaotust juba 2 minutit 7 sekundit Jürgensonile, kusjuures ei ole ka veel mingisuguseid probleeme öelda, et see näitab, kui raju võib see vahe siin kiiretel katsetel tulla, et ütleme, et Eestis kiiresti sõita peab kindlasti tundma neid teid, aga mees peab ka ikkagi olema, et siin sõita, et selles mõttes ülikõva töö noortelt poistelt. Ma tahtsin veel Roberti ja Georgi kohta öelda, et mõnes mõttes kahju, et nad omavahel nii head sõbrad on. Et meil oleks lihtsam jälgida mingit omavahelist vihavaenu siin esikoha heituses. Kuidas on sõpradega kõrvuti sõita? Sa oled ka kindlasti omal ajal mõne kamraadiga nugade peal olnud. No ikka korduvalt. Eks see ongi võidusõit ja seal tekib igasugust selliseid olukordi, kus sa tunned, et sa ise ei ole süüdi olnud, et keegi on tekitanud, siis kas on meelega, on ka selliseid asju. Võtame Paul ja Jüri F3-s. Kõrvuti olid ja enam ühel hetkel ei olnud, mõned kraavis. Ja ütleme nii, et vähemalt ühe mehe medal läks seekord küll minema. Et vaata üldse, et ma siin täna Autospordiliitu esindades, ma pean ju jälgima kõiki spordialased ralli on loomulikult Eestis kõige populaarsem, vaieldamatud kõige populaarsem. Ma isegi võibolla... Kuni selle hetkini, kui meie mees saab F1, ma luban teile. Ja, aga just täna oli ju Paul Aroni sõit oli jälle, ei olnud hästi. Et aga mida ma tahan ikka toonitada jälle, et ärme unustame Jüri Vipsi. Et Jüri Vipsil, ma vaatan, et asi hakkab seal Indis nüüd rohkem peale vedu võtma, mis lugesin just Racers. Seal üks koduleht oli, intervjuu oli, kus Bobby Reichel oli väga kurb, et Lundgaard läheb nüüd teise tiimi, kui ma eksi, vist McLarenisse läheb ära ja see koht jääb vabaks, aga nad ongi seda kohta hoidnud tegelikult juba pikalt Jürile. Aga mis on see probleem? Väga valus aga, ma tean, kui sa jõuad. Jah, väga valus aga on see sama, et kes tuleb sellele autole, seal tuleb autole sponsor, see on auto näiteks number 45, Lundgaard oli, nüüd läheb Jüri Vips. See sama mingi toidukauplust, mis ta on, või tohutu kett on, eks ole, see läheb Lundgaardiga kaasa nüüd sinna McLarenisse. Aga kes tuleb sinna Jürile? Ja see ei ole küsimus, et Jüri on nüüd väikest riigist ja Eestist, ei üldse ei ole see. Aga seal on just see sama küsimus, eks ole, millele sa saad võib-olla tähelepanu. Ei, ma oleks tähelepanu juhtinud sellele agale, et ta ei saa sel hooajal sõita rohkem kui 2 etappi, sest ta ei saa järgmine hooaeg muidu sõita noorsõitja tiitlile. Absoluutselt. See reegel on ka veel kuskil. See reegel ongi just nimelt see, et ma Jüriga rääkisin siin alles hiljuti, et miks sa juba sinna vinti ikkagi ei saa, et sa oled seal palga peal, ta on ametlikult selle Reicheli tiimis on palga peal. Ta on kindlasti hindamatu testisõitja. Hindamatu testisõitja, ta teeb kogu aeg simulaatoris tööd, ta teeb seal vahepeal aitab vormel 2 seal testida ja nad on kõik omavahel seotud, väga teada. Aga just ütleb ka, et hirmsti tahaks ju minna sinna sõitma, hea küll, soovid simulaatoris olla, aga see ikka päris see ei ole. Aga just, et Bobby oli öelnud talle ka, et Jüri, et kannata veel ära, sinu aeg tuleb. Aga mis on nüüd nagu Indis on hea, et sa võid selle karjääri ju tõmmata seal 50 aastani julgelt välja, kui sa oled kiire, seal on ju neid näiteid, kui palju, kaua sõitis Bobby Reichel ise, eks ole, ju vist oli ka 50 aastane, ta on alles 22, kui ma eksi on Jüri, eks ole. Ja nüüd tal on see vormel, kardis oli ta tugev, tal olid tugevad tulemused ka, siis see vormel 3, ütleme siis see vormel 2, etapivõitja oli seal, kõike oli, siis see vormel 1, läks siis nüüd nagu ta läks. Aga on küsitud, et kas näiteks Indist oleks võimalik ka tagasi tulla ja neid näited on. Mõned on. Jah, ka see ei ole võimatud, kui ta seal on särav täht ja ta on andekas, ta on väga andekas, aga vaatame. Täna on nagu number 1, et me peame vaatama Pauli otsa, Paul Aron, mida ta teeb, sest temal on kõige paremad võimalused vormel 1-ga. Oskad öelda, mis saab? Ei oska. Oleks see klaaskuul, siis oskaks? Siis oskaks, jah. Ta on ise ka öelnud tõepoolest, et ka vormel 2 võit ei taga kohta F1, sest seal on nii palju on nimesid ümber kõiksugused ja ei ole kohta. Aga maailm on ju selles mõttes sarnane nagu WRC2-ga, et ma arvan, WRC2 tiitel võib öelda suure tõenäosusega ei taga sulle mitte midagi ja parim, mis sa saad, on
jätkata selles samas masinaklassis. Ma tahtsin nüüd küsida teid mõlemalt. Meil on siin ikkagi suured staarid ka, kes kunagi on ikkagi WRC-s paarutanud päris tublisti. Mats Ösberg, Hayden Paddon. Mis nende meestega lahti on? Ja ärme siia Seski võib-olla sisse pane, sest ebaõnn on teda saatnud, auto on olnud, pole üle ega alajuhitav, ma ei tea, kurdab seal iga katse lõpus ja refi vahetus sinna otsa, aga me ikkagi ootasime, et meie mehed hakkavad võidu sõitma selliste meestega nagu Mats ja Hayden. Roland ja Toivo, oskate seletada? No mina võin oma arvamus öelda, ma ei ole nii ralli professionaal nagu teie olete, aga just see Paddock, kes ta on ju ikkagi nimi, väga kõva nimi. Et mina arvasin, et tema on kindlasti peajagu kõikides siin üle. No ta valitsev Euroopa meister. Jah, et kui tal ikka see auto töötab normaalselt, aga üle ei ole. Et see on see, kas see on mingisugune motivatsioonipuudus või Roland, sina võib-olla oskad natuke ka stardikoht ja esimesel katsel paha maandumine, see rõhkus ta radiaatori. Selle sai korda, edasi on olnud stardikoha mure, mis ta seal stardib 4. või 5. Jaa, no selles mõttes, eks ta hästi, ralli on jälle nagu selles mõttes jube keeruline, et me võime ainult ilmselt oletada, kui täpne on nende legend näiteks. Neil on ka aega möödas, kui nad siin viimati käisid. Eesti katsed on keeruliselt sõita kiiresti. Mingi temponi sõita on kindlasti väga lõbusad ja lihtsad, aga et siin seda nii-öelda tippu kätte saada, sa pead olema siin sõitnud, sest sa pead neid nüansse teadma. Sa pead teadma, kuidas nendesse hüpetesse minna. Kui tehti uued hüpped, tehistrampliinid, siis esimene hooaeg, kui ma sõitsin nende trampliinide peal, no ma pidurdasin kõik kinni. Ja järgmine hooaeg ma teadsin, et ma võin nendest nii-öelda flatiga üle hüpata. Mul on vaheküsimus. Hüpped ja roopad. Kui peale maandumist on kohe roopad ja sa maandud valesti, on siuke variant olemas? Ikka on, aga ei, see üldiselt nagu saab mingi suur draama ei ole. Pigem ongi draama see, et kui sa hüppesse nii-öelda valesti lähed, et sa nina peale ei maanduks ja autot ära ei lõhuks, et see nii-öelda, kui on vaja väikest pidurdust ikkagi enne trampliini, mis tegelikult siin ikkagi nagu suurel osal hüpetel on kerged sellist piduritäppi vaja, et siis see pidurdus peab toimuma ennem, ehk siis, et auto raskuskese jõuaks tagasi taha. Saad aru, kui kaamerasse ka, et kui sa pidurdad enne hüpet ära, raskusjõud läheb ette, aga kui see pidurdus on liiga hilja, siis sa juba lähed hüppesse raskusjõud ees ja sa maandud nina peale. Kui sa teed õigel ajal pidurdus ära, lähed tagasi gaasile, raskusjõud taga ja sa hüppad ja maandud ilusti. See loogika on seal, aga et seda täpselt ajastada, millistest hüpetest sa võid täishooga üle minna, see juba vajab seda, et sa oled siin vähemalt korra nende trampliini peal sõitnud. Täishooga hüppanud, aga see 80-ga rattaid üles ei saa. Ja Paddoni puhul täpselt see sama, et ta lõhkus juba radika korra ära. Ta ei soovi seda rohkem teha ja ta ei tea, mis hooga nende hüpete peale minna saab. Ja me kuuleme siit Eesti meistrivõistlust, et mõnel on selg probleemiks, et me ei tea, tippudes ka. Tegelikult, mis ma tahangi öelda, on see, et see on ERC etapp. Need mehed ei ole käinud siin aastaid. Eesti poisid on siin käinud, et nad kindlasti saavad sellise väikese eelis, aga see ei tähenda seda, et teised mehed oma kogemuse pealt ei peaks kiired olema. Et selles mõttes ma olen absoluutselt nõus, et Östberg seda rallit ka võitnud mitu korda, nii et tegelikult teadmised on olemas ja see tempo, mina arvasin ka, et tegelikult Paddon ja Östberg on eespool. Aga minu eest Sesks on natukene halb üllatus. Me ootasime pärast Poola etappi, kui mees tegi ju unelmate debüüdi. Dirtfist tituleeris ka võib-olla kõige paremaks debüüdiks üldse. Me arvasime, et kõige parem oli Solbergi debüüt, ma ei mäleta, mis koha ta sai seal. Rootsi ralli, äkki ta võis olla 6. Aga ta ei olnud kindlasti nagu katsevõidu konkurentsis nagu Martin Sesks seal Poolas, aga nüüd kuidagi nagu ei tule välja. No ja mõnikord niiviisi on, vaata Seskiga on ka selline lugu, et ma tunnen ta Karli ajast hästi ja eile lühidalt rääkisime seal küll ja küsisin, kas sa oled siis järgmine aasta juba kusagil tehase tiimis või kus sa siis oled juba, et niisugune äkiline tõus tuli ja ta ütles ka, et üldse oli kindel, et terve Lätimaa võiks arvata, et ta minu selja taga nüüd. Aga ütles kaugel sellest, et see, mis oli peale seda MM-ralli etappi, tegelikult ka Lätis oli suur vaikus, ei tulnud kedagi sinna seljad, et kohe hakkama rahastama. Muidu võib-olla natuke viidan veel aega, et võidusõitjatega on ikkagi nii, et kuidas keegi avaneb, et võtame näiteks kas või Kalle Rovanpera alustas ju väga väiksena ja noorena isa kõrval juba ja kohe oli ta kiire igal pool ja või võtame Kimi Räikkönen, kes oli vormelis ka, või võtame kas või Verstappeni.
täna Max Verstappen, kes on ka alates kardist ja sõitsid Leclerc'iga koos karti ka seal ja madistasid kogu aeg, nemad olidki kogu aeg esimene, teine omas klassides, et nad on nagu avanenud kohe. Nüüd osa on need, kes ei saagi nagu avaneda, võib-olla ütleme, sina olid, Roland olid kiire, aga siis sa pead kogu aeg mõtlema, et ma peaks tulema finišisse, ma ei saa nagu seda viimast panna, sest kui ma nüüd selle ära lõhun, eks ole, mul autot enam ei ole. Ja siis sa oled kuidagi seal nagu kahe vahe peal, aga kui nüüd avaneb võimalus, siis nii-öelda panna endast kõik välja, siis sa võid olla väga kiire. Ja selles mõttes on ka nüüd, kui Eestis, ma kutsun üles rikkaid, eks meil on neid rikkaid ka siin piisavalt palju, kes võiks leida selle suure huvi siin ralli poole peal, üldse võidusõidu poole peal. Ta tuleb tuua rallile. Ta tuleb tuua rallile, jah, aga üldse natuke vaataks sellele härrasmehele otsa, anda nüüd Roland või keegi teine, see on tõsine tegija, anna talle võimalust võib-olla. Ja nagu me ütleme, täna on ju plejaad noori, kes on juba üldse tipu lähedal. Andke minna kõikidele, muidugi ei jätku, jah. Kellegil peaks olema rohkem õnne, aga tuleks ikkagi siia juurde ja tulevad meile uued Otid ja uued Markod ja küll nad tulevad. Ega siis Marko ja Ott ei olnud ka mingisugused, ma ei tea, maailma imed kusagil sündisid. Nad on olnud lihtsalt toredad poisid. Üks Ott ja üks Marko. Jah, tegid tõsist tööd. Ma tahtsin jõuda sinna, et sa meenutasid toredasti neid, kes kellega nooruse ajal kõrvuti sõitis. Sa sõitsid ju Sessiga, eks? Jaa, me oleme sõitnud tegelikult 3 aastat kokku 3 hooaega ühes meeskonnakaaslaselt. Sest meenutasid tema lapsepõlves sõitis kõrvuti just Rovanpera ja Solbergiga. Jaa, sa olid ka, jah? Et seal ju nägi ära, kes avanes millal. Seal jällegi Kallel oli juba ma ei tea, poisikesed 3-aastasest peale mingi kogemus all. Jaa, Kalle ikkagi tuli, siis Kalle oli selline, et kelle järgi me pidime sõitma. Nüüd Solberg oli pigem see ikkagi, kes oli selja taga. Ja see avanemine tegelikult toimus küll ühel hetkel, aga ma ütleks, et see ei toimunud mitte enne seda, kui ta läks R5 peale. Et nii kaua, kui ta sõitis R2-ga, see kasv oli selline normaalne. Täitsa nagu okei tempo, aga selles mõttes me ikkagi sõitsime võidu ja ta ei olnud eespool. Aga jah, nii kui R5 peale läksid, siis läks see sport ka nende jaoks tõsiseks, et neil ikkagi oli nagu konkreetsed treeningplaanid, nende katsete kilometraaž, mis nad läbisid aasta jooksul, oli tõenäoliselt sinna kuskile 5-7 tuhande kilomeetri, katsekilomeetri peale, kui näiteks meie kilometraaž, minu SSX-i kilometraaž tol hooajal oli 1000 kilomeetrit, siis ehk Solberg tegi 7 hooaega, meie 1 hooajaga ja sealt see kiirus tuleb. Aga hakkame vaikselt mõtlema homsele päeval, et meil on 4 katset minna. Palju see kilometraaž meil homme on? 68, see on ikkagi päris korralik. See on pool tänasest päevast ja 1 sekund minna. Tavaliselt, kui me küsime, et keegi on kuskil 15 sekundiga maas, et kas suudab tagasi võtta, aga lihtsalt seis on nii põnev, et me ei tea, mis võib juhtuda esimesest kilomeetrist peale Otepää katsel. Ma toon ühe vana tõetera, mis ei ole minu öeldud üldse, vaid oli kunagi tiimi peal. Ütles, kui mul on 2 võrdset venda, Roland ja vaata Gunnar. Mõlemad te olete väga kiired ja te sõidate sekundi 10 sees pea kogu aeg. Ütles, ma saan 1 venna omale tiimi võtta, teist ma ei saa. Kumba ma võtan? Siis valid seal, vaatad näo järgi või ei ole. Ütles, ma vaatan tema minevikku ehk seda tausta. 1 tuleb kogu aeg lõpuni, teine ei tule. Ehk võib-olla vastus sinu küsimusele ka, et kuidas nüüd närvid ka vastu peavad poistele. Aga hakkame võrdlema, kumb on parem lõpuni tulija? Ma ei oskaks öelda. Selles mõttes tegelikult on selge ju, et ikkagi, kui ma arvan, kui me protsentuaalselt hakkame vaatama, siis Virves toob oma autot rohkem lõpuni, aga me, Linnamäel on ka oluliselt rohkem starte, et seal on kindlasti nagu väga hea point on see, et kelle närv rohkem vastu peab. Aga teine pool on see, et Linnamäe närv võib-olla just püsib paremini vastu, sest ta seda kilometraaži on nii palju, ta tunneb oluliselt rohkem kodus ennast täna seal autos istudes kui Robbie. Et ei oska öelda. Aga kui nad nüüd meie saadet peaks kuulama? Gert kindlasti kuulab ja Gert võib siis oma kommentaarid teab, mis Roland ütles. Ei nii või naa. Tore on analüüsida. Et koduradadel sõitmine, see on ülioluline ikkagi, kui on selline võistlus, Rally Estonia ja sa võidad siin selle ära. See on hoopis kõvem võit, kui sa sõidad näiteks Lätis.
oluliselt kõvem meie jaoks ja meie inimestele jääb ju meelde ja see ongi oluline, sul peab nimi meelde jääma. Et see on, kui palju siis räägitakse näiteks, ma ei otsa öelda, kui Virves nüüd võidab või Linna, ma ei hakka neid kordama, aga ühest või teisest siis kogu aeg räägitakse ja nii hakkabki tõusma see nimi ja nii tulebki toetust juurde. Aga nüüd jälle küsime, kummal seda toetust rohkem on vaja, eks? No, hakkame jälle analüüsima, kumma papsid on rikkamad. No ja teise lahakoti ei tohi vaadata. Jah, eks see ühesõnaga, ega tegelikult meile, rallisõpradele, ei ole vahet, peaasi, et eestlane võidab selle ralli ja peaasi, et mõlemad tulevad lõpuni. See on kõige tähtsam aga lihtsalt ma arvan, et mis me saame loota, et see võistlus püsib viimase katseni, et see ei ole mitte ainult meile eestlastel äge jälgida, vaid kogu Euroopa rallifännid vähemalt, kui mitte maailma rallifännid jälgi seda etappi siin ja ma arvan, et see on kõige tähtsam. Ja tahtsin veel kiituseks üldse WRC promootori kiituseks öelda, et ERC etappi võetakse nüüd tänapäeval sama tõsidusega telemaailmas kui WRC-d ja lahe on vaadata, et ma ei tea, siuke mees nagu Kaspar Kasari, kas ta saaks WRC etapil pilti, kui ta seal tagapoolt stardiks? Ei saa. Aga siin on 3. mees stardis ja meil on kopteri pilt Kaspar Kasarilt. Jaa, täpselt see on asi, mida ka Urmo Aava rõhutas väga palju, kui ta meil käis minu podcastis, kui tuli uudis, et Euroopa meistrivõistluste etapp toimub, siis see oli üks põhiasi, mida ta tegelikult ju rõhutas ka, et sõitjad, kes ei saa muidu sellise publiku ette läbi Rally TV, siis nüüd siin saab ja tegelikult on see suur asi, et kui nüüd tuleb nende miljonärid ukse taha minna, siis neile saab ka põhimõtteliselt videopilti näidata kopteri pealt, et näed, ma sõitsin. Ja ma võiks sõita niimoodi, et järgmine kord on su logod katusel. Kas või mingi selline loogika taga? No jah, vaata, ma võin öelda, et kui varem, palju aastad juba varem siin ka, ega rallidel ikka nii palju rahvast ei käinud, kui praegu käib. Aga jah, kui võrrelda neid erinevaid autospordialasid, et võtame seesama nüüd vormel 1, et kui sul on 400 000 pealtvaatajat on nädalavahetusel ja 800 miljonit vaatab telest ja võtame need samad indid või, no see on nüüd natuke teistsugune maailm, aga ralli on kindlasti nüüd palju edasi arenenud, kõik, kas teleülekanded ja kindlasti tuleks midagi veel teha. Kui me ütleme, et Rally Estonial eelmisel aastal oli kuskil 50 000 pealtvaatajat oli. No tore oleks, kui oleks juba 80 000 olema. Missugune näitaja oleks, kui ütlete, Eesti väike riik, meil on 80 000 pealtvaatajat. Ja siis ka need teleülekanded ja võib-olla Roland oskad ka öelda, mis on veel, et mis tooks inimesi nüüd telekate ette, et kas see, kui nad sõidavad nüüd niiviisi üksinda paari kaupa sõitma ei saa panna, sest teed ei jätku nii palju kitsad, eks ole. Aga et mida peaks tegema veel, et saaks rahvast juurde, just nimelt teleekraanid, ehk siis see on ju reklaamimüük ehk raha, mis tuleks ralli juurde. Et mida veel teha, et see on vist niisugune võtmeküsimus, et rallit populariseerida. No F1 näitas ette, mida tuleb teha. Tuleb teha Netflixi sari ja terve USA on näpud püsti. Jah, õige. Miks, jah, kindlasti see on oluline, aga ma arvan, minul on võib-olla selline mitte väga populaarne vaatepunkt ka kogu sellest teemast, et ralli ikkagi on nagu selline, ütleme, ralli olemus, nagu ta on sellisena töödanud nagu aegadest, päris algusest mitte, aga ühel hetkel, kui MM-etapp sellisel kujul oli, et 4 päeva ta kestis, on ju. Aga tegelikult täna on ikkagi meedia tarbimine muutunud nii kiireks. Sa soovid saada oma kiire meedia tarbimise hetkega kätte, sa ei soovi isegi võib-olla 2 päeva rallit telgida. Rääkimata 4 päevast. Ma olen kuulnud küll, et ma vaataks rallit, aga see on nii pikk. Ma ei orienteeru enam. Ma hakkan poole pealt vaatama, ma ei saa aru, mis on toimunud. Täpselt ja seda sama juttu kuulen ma väga palju oma tutvusringkonnast, kes ei ole tulihingelised rallifännid, vaid nad on rallihuvilised. Nad tahaks jälgida, nad tahavadki võib-olla, nad suudavad sellele keskenduda see võib-olla paar päeva ja see on kõik. Et ütleme, see meedia tarbimine peab olema kuidagi väga paremini kokku pakitud. No äkki Rally Estonia nagu näitab ette 187 kilomeetrit piisabki? Ma ütlen ausalt, et mina oleksin valmis kõike testima ja näha, et sa ei saa kunagi teada, mis on see parim lahendus, kui sa ei proovi. Pluss see toob ka kulusid kokku.
Aga muidugi see väide jah, et liiga pikk on, et sa enam ei haara seda kõike ja saa aru, mis toimub, et võtame kas või samad Le Mani 24 tunni sõit. Samamoodi, et inimesed tulevad kohale, on pidulik avamine, siis on seal kõik sellised show'd ja kontserdid ja palju rahvast tuleb kohale ja siis kui võidusõit hakkab pihta, siis nad lähevad ju ära, sest et mida sa seal 24 tundi teed seal koha peal, keegi tuleb, eks tankima, keegi tuleb rehviva, et mis asi see seal oli? Selle aasta Le Mani, kui sõideti 5 tundi turvaauto taga. Jah, et mis asi see on, et selles mõttes ja Rolandil on muidugi õigus, et selle peal peakski mõtlema, et kuidas seda nüüd huvitavamaks teha, et kui sa poole pealt tuled, et mis siis on, noh, ei olegi. Ütleme võib-olla tõepoolest, et kui nad on seal Le Manil, nad jäävad seal telklaagritesse ja siis seal on niisugune tore seltskond koos. Jah, see on ka, aga ikkagi nad on rajarast kadunud. See on see, mida kõik räägivad, et tore küll, tuleb, vaata kui palju auto seal starti tuleb. See on ju meeletu kogus, mis läheb ühe raja peale ja seal on kõige hullem, mina olen mõelnud, et no kui minu auto läheb ikka sirge peal seal 320 kilomeetrit tunnis edasi, aga teisel läheb 220. Et kuidas ja sõidetakse pimedas tuledega ja vihmas. Et ma ei tea, mina ei sõidaks seal. Kuule, saate lõppu, Toivo, me eile trehvasime Raekoja platsis ja sa tahtsid ühest asjast veel rääkida. Sa tahtsid naistest ka rääkida. Vahepeal ütleme, et Toivo abikaasa on ka kenasti meil siin stuudios. Me ei saa ju siin naistest rääkida. Abikaasa on stuudios. Ei, kõik on hästi ja kõik on tore, et ma olen väga rõõmus, et just täna, kus ma olen Autospordi Liidu president, on rallimehed niisuguseid tegusid tegemas, et kunagi, kui ma enam ei ole, ma saan kirjutada siis ka memoaaridesse, mis siis toimus ja kõik, et just nagu minu väikene panus seal ka juures, et olgu, et ma pole raha andnud, et polegi andnud, et rallimehed saaks tulla joone peale, aga ütleme nii, nagu ikka noormees ütleb, et vinge värk, mida te teete, jube vinge. No iga kõva mehe taga on veel kõvem naine, ma ütlen. On küll, jah. Ja naised ka autosporti on ka slow. Kusjuures Ukraina naispaar, just nägin natuke aega tagasi Rally 3 Ford Fiestaga, väga kõva. Ohoh. Ja siis oli siin üks Itaalia paar, mees ja naine, päriselt ka mees ja naine. Kujutage ette nüüd oma abikaasad. No ei kujuta ette, et ma peaks koos nüüd siin rallit sõitma ja et mis me siis seal pärast räägime. Ütleme, ralli all loeks veel testi, aga siis, kui ma tõmban seda raja pealt minema kuidagi kogemata, et mis siis kodus saab. Vahepeal küsib veel, kas me triikraua tõmbasime välja. Ja, et ei, see ei läheks mitte kuidagi. Ei, mingil juhul nii sobib. Aga näed, saavad hakkama. No kui saavad, siis on hästi. Maailmameistrid veel ei ole, võib-olla kunagi. Aga suur tänu Toivo tulemast, meil oli lõbus nagu alati. Väga vahva, ja. Ja suur tänu kutsumast ja edu ikkagi, et vaatame, et homme need võidud siis oleks kõik kotis olemas. Toome, me anname enda panuse. Ja olge teie ikka vaprad ja kui me enne, siis vast Läti ralli. Sa oled tulemas? Jaa, ikka. Mul oligi just nimelt see huvi, et vaadata, mismoodi see organisatsioon töötab, et Rally Estoniat nüüd teame, et mida nemad teevad, et nagu üks asi on nendel üldse mingisugust kaart ei ole, kaelakaart, ega kõik on ainult mingisuguse koodidega seal ja et kuidas, et mõtlesime näiteks autoga tahad minna VIP-parklasse, et kuidas neid nüüd kinni peetakse, et ühtegi mingisugust kleepsu kellelgi ei ole ja nüüd rivi tuleb, sa pead kõik kinni pidama ja kontrollima, kas ta saab VIP-parklasse või mitte. Meil on nii, et VIPid sinna ja teised nüüd tänna, aga sul on juba selge pilt. Aga see on võib-olla parem kui meil, eks vaatame. Saame näha. Aga siis meil on ju üks saatelõik, intervjuulõik kindlasti Lätti juba soolas, et arutame siis Lätis, kuidas see asi siis toimub. Tore, teeme nii. Kirume või siis kiidame, eks siis neile. Ja homme 11.30 olge jälle meie lainel ja õhtul tõmbame asjad kokku 16.30. Hommikune külaline on ka teada, see on Rauno Paltser. Mul on täna nimedega päris hea. Ka stuudios. Homme vaatame ühte klippi ka, kus mul läks nimedega päris hästi. Ja siis homme õhtul võtame kahekesti kokku ja teeme sellise oma top 5 või top 10, vaatame, mis homne päev, mitu sündmus sinna toppi veel juurde toob. Absoluutselt. Nii et kohtume homme. Kohtumiseni. Suur tänu. 6. käik.
6. käik